Kõigepealt ma soovin kõikidele Kristiine inimestele ilusat kevadet. Täna on 1. mai, mitmel pool linnaosas toimuvad talgud. Hommikul algasid talgud juba Tondi sõjakooli memoriaali juures ja hetkel oleme siin Löwenruu pargis. Aitäh kõigile, kes panustavad talgutesse ja hoiavad linnaosa korras. Siin Löwenruu pargis toimuvad talgud koostöös heategevusorganisatsiooniga Lions. Just pesti üle lõviskulptuur ja hetkel käib pesakastide paigaldamine. Kristiine on roheline linnaosa, siin on palju linde ja ma usun, et need pesakastid saavad ilusaks ja heaks täienduseks Kristiine rohelusele. Hoiame Kristiinet ja ilusat kevadet! Tegelikult on lõvid niisugused inimesed, kellele läheb kogukond ja maailm natuke rohkem korda ja kes tahavad teha head ühelt poolt ja teiselt poolt tahavad seda, et mis on kõik meie ümber, on korras, on kena ja kellel on ka rahalist võimalust seda toetada. Aga ütleme nii, et lõvide üks teine niisugune lähenemine on ka veel see, et me paneme käed külge. Et me lihtsalt mitte ei võta tšeki taskust ja kirjuta seda välja, vaid nagu näete, siin on ettevõtte juhid, koolide direktorid, Eesti piirkonna kuberner, asekuberner ja linnaosavanem, nii et tõeline 1. mai. Ja 25 pesakasti meil on niisugune heategevuskeskkond lahkusloeb ja kogusime seal raha, kõik said annetada ja see on jällegi mitte ainult Lionsite, vaid kõikide lõvide poolt kingitus. Ja üles panemus on, näete, peredega Lionid. Põlvkond kasvab, isa ees, tütred taga.